Tere, te vaatate Kaitseliidu saatesarja Eesti Kaitseliit 127. saadet. Me tahaksime teile selles saates näidata seda, kuidas kaitseliitlased ja kaitseväelased võistlevad Saaremaal Sõrveretkel. Sõrveretk on sõjalisportlik võistlus, kus osalevad kolmeliikmelised võistkonnad, mis proovivad õnne sõdurioskustes. Juunikuu alguses toimus Kaitseliidu Saaremaa maleva eestvõttel iga-aastaseks traditsiooniks muutunud Sõrveretk. Alates 2012. aastast on see kahepäevane sõjaline väljaõppeüritus pühendatud Afganistanis NATO sõjalisel missioonil langenud saarlase Kristjan Jalaka mälestusele. Kaitseliidu Erna ja pika retkega sarnaneva Sõrveretki eesmärgiks on testida üksikvõitlejate poolt omandatud oskuseid ja harjutada lahingpaaride koostööd. Sõrveretkega lõpeb Saaremaa malevas ühtlasi ka igal aastal läbiviidav sõdurioskuste baaskursus. Ülesandeid nagu ikka sõjalisportlikul võistlusel on erinevaid. Laskmine, meditsiin, kõige sellised tüüpilisemad. Matka pikkus sõltub samuti sellest, kuidas keegi trassi oskab läbida. Mitu osalejat on ühes võistkonnas? Määratud on 3 osalejat. Ja abilisi võib olla palju? Abilisi raja peal olla ei tohi. Et võib olla üks varuvõistleja igaks juhuks kaasas, aga rajale läheb muidu 3 liiget. Millise sõjalisportliku võistlusega saaks seda võistlust võrrelda? Erna, Pitka? Jah, ma arvan, et admiral Pitka võistlusega võib teda kindlasti võrrelda. Muidugi mastaabid on admiral Pitka puhul vähe teised, aga siiski jah. Lisaks Saaremaa maleva sõdurioskuste baaskursuse lõpetanud kaitseliitlastele saavad Sõrveretkel osaleda ka teiste malevate ning kaitseväeosade võistkonnad. Mõnede võistkondadega tutvume enne starti. Meestega võrdselt lähevad võistlusrajale jõudu ja õnne proovima ka paar naisvõistkonda. Kokku osales sellel aastal Sõrveretkel 13 lahingkolmikut. Võistlejad kogunesid Kuressaares Saaremaa maleva staabis. Millised ettevalmistused, millised spetsiaalsed trenni te tegite selleks? See kõik hõlmabki meie igapäevast väljaõpet, nii et see on puhas lõbu, mida me siia tulime tegema. Kas on ka mingisuguseid raskemaid ülesandeid, millele eriliselt pöörasite tähelepanu? Pigem, et ikkagi võidaks selle võistluse. Topograafia või mingeid muid selliseid raskemaid kohti ei ole ette näha? Ma usun, et kõik võistkonna liikmed on ikkagi olnud juba üle 10 aasta Kaitseliidus, nii et nad saavad hakkama. Mis teid ajendas astuma Kaitseliitu ja millal te astusite? See oli juba ikkagi aastaid tagasi. Aasta oli siis 2001 ja ajendas Kaitseliitu astuma, kuna esivanem oli Kaitseliidus. Millist võistluste osa sina pead enda kõige tugevamaks küljeks? Üritaks ikka panuse igal alal anda. Võib-olla ütleks äkki siis laskmine ja mingid takistusrajad täpselt samamoodi, et võhma peaks olema, oskuseid ka äkki. Et loodan, et ei vea meeskonda alt sellel võistlusel ja annan ikka 100% sellest. Mitmendat korda sinul on sellist võistlust läbida? Esimene. Et ei ole väga käinud kuskile ajaliselt ja et täna üritasin ikkagi ennast välja ajada ja sain asjad niimoodi käiku, et oli võimalus tulla. Mis sind ajendas astuma Kaitseliitu? Samamoodi tuttavad pakkusid, et tahad ka tulla ja et lahe saad väljas käia, asju proovida, seltskond on tore, et siuke isamaad saab kaitsta, siuke asi, oma seda baas asju värskendada, õppused kogu aeg ju asjad muutuvad iga aastaga. Et kui mina viimati kaitseväes käisin, siis sellest on ikkagi juba tükk aega möödas ja siuksed asjad kõik muutuvad need paramuse poole, et on vaja ennast täiendada. Mida sa pead enda tugevaks küljeks? Laskmine, topograafia? Ma arvan, et takistusriba peaks olema mul üks tugevamaid ja siis võib-olla laskmine. Et seal vaatame, kuidas läheb, et ei hakka midagi ära sõnuma. Mis sind ajendas astuma Kaitseliitu? Mul kunagi sõber tuli küsimalt, et tahad, tule, teeme sellise Viru malevasse oma grupi ja tulin ja siiamaani olen seal samas grupis, et see on juba 2013, kui ma ei eksi. Meeldib ja täitsa huvitav, heal seltskond on meil ja kõik saavad hästi läbi. Sõrveretki algrivistus ja stardipaik olid Tagalahe ääres Veeremäel. Võistlustegevus toimus Tagamõisa poolsaarel.
kontrollpunktid asusid Undva külas, Undva ninal, Sarapiku järve ääres, Kalmu küla juures, Kõrusel ja Kehilas ning finiš oli Kärlas. Start anti laupäeva 1. juuni hommikul kell 9. Distantsi kogupikkus, mille võistkonnad pidid 2 päevaga läbima, oli linnulennult 60 kilomeetrit, kuid kokkuvõttes kujunes võistlustrassi pikkuseks circa 70–80 kilomeetrit vastavalt sellele, millise marsruudi võistkond valis. Retkel osalesid kõrvuti kogenud kaitseliitlastega ka alles sõdurioskuste kursusi läbivad kaitseliitlased, näiteks Harju malevast. Harjukad ütlesid, et ehkki oskusi on veel vähe, annab võistlus neile võimaluse oma võimed proovile panna. Oled varem käinud võistlustel? Kaitseliidu korraldatud võistlustel ei ole. Korra oli üks Kaitseliidu poolt korraldatud tsiviilidele mõeldud üks põgenemine, kuhu sattusin paar aastat tagasi ja rohkemat ei ole. Erna matkal olen käinud 2 aastal järjest. Teil on sõdurioskuste kursus pooleli, et kuidas tunne on praegu rajale minna? Nõrk. Tunnen, et teades, mis seal juhendis oli kirjas, mis on ees ootamas, siis näen, et märkimisväärne osa nendest ei ole veel läbitud, aga lähme julgelt peale. Aga mis on nõrgad küljed, kui vaadata juhendit? Läbimata teemad, osad, mis meie ei ole veel õppinud oma baaskursusel. Palju varustust kaalub? Kaalusin ära eile õhtul 16,1 kilo läks särgile peale. See on koos seljakoti ja siis vestiga? Seljakott ja vest, pluss relv. Relv on kokku 4,5 kilo. Kuidas sina oled sõrveretkeks valmistunud? Eile pakkisin koti ja täna tulin siia. Ega rohkemat ei olegi. Sinul on ka sokk pooleli, et milliseid kohti sina tunned, et on nõrgad küljed nüüd sellele võistlusel? Eks ta võib olla kas siis vastase militaartehnika või ei oskagi öelda, eks see on selline pealelendamise teema, et loodetavasti see uljus annab meile rohkemat, kui me oleme valmis. Takistusrada näiteks ei tohiks mingit raskust valmistada? Ei, seda mitte. Oled varem ka osalenud mingisugustel militaarsportlikel võistlustel? Militaarsportlikel mitte, aga sellistel vähe erilisematel võistlustel küll, et kus on vastupidavus ja takistusrajad ja nii edasi. Kuidas sina oled valmistunud selleks sõrveretkeks? Ei ole üldse kuidagi. Vaikselt siin nädal aega planeerisid, asju pakkinud, ümber pakkinud. Palju seljakott kaalub? Ka mingi 16-17 kilo äkki. Palju vett kaasas on? 2-3 liitrit. Aga toitu? Toitu on niimoodi, et vist jääb üle isegi, et ei tea, ei oska valmistuda. Selles ongi see asi. No siis läheb ju seljakott kergemaks. Loodame. Millised ülesanded tunduvad praegu, et võivad raskust tekitada selle retke jooksul? Ma arvan, et igaüks neist natukene. Pole ju kordagi niisugust asja läbi teinud. Täitsa esimene kord. Aga muidu sellistel tsiviilretkedel matkadel oled käinud? Ei ole. See ongi täitsa roheline igas asmas. Kas see on su esimene militaarsportlik võistlus? Absoluutselt mitte, see on mu teine sõrveretk ja sinna vahepeal on ikka päris palju kodutütarde võistlusi ka mahtunud ja mis veel on mingid Harju luureretk ja Tallinna maleva juures oleme käinud ja Järvas ja igal pool. Mis sind ajendas astuma Kaitseliitu? Ma nagu sündisin siia, ma olen nii väiksest saati, kui ma mäletan kodutütar olnud ja ega see väga suur teadus ei ole, miks ma siia jõudsin. Mis sa päriselus teed? Ma olen arstitudeng Tartu Ülikoolis. Mingi eriala ka, et kelleks sa tahad saada, kui sa suureks saad? Ma hetkel olen esimest aastat, ma veel ei tea, aga kunagi mõtlen välja. Kas selleks võistluseks kuidagi valmistusid eriliselt ka ette? Ei, ma sain eile õhtul kell 6 teada, et ma siia tulema pean. Ma olen asendusliikmena. Palju su varustus kaalub? Seekord vist isegi alla 10 kilo, ma sain hästi pakitud. Jõgevamaa naised naiskonnaga väljas. Mitmendat aastat võistlete? Tegelikult me võistleme juba 4. aastat ja 3 viimast aastat on meil edukad olnud. Millisele auhinnalisele kohale olete tulnud? No oleme siiamaani toonud kolmas koht. Läbi raskuste loomulikult, aga oleme selle saavutanud, nii et... Kas valmistusite selleks aastaks kuidagi eriliselt ette ka?
Ikka tavapärane ettevalmistus, et kõik vanad tarkused uuesti läbi korrata ja meelde tuletada ja kui vaadata võistluste juhendit ja ülesandeid, mida peate lahendama, et mis on tugevad küljed, mis on nõrgad? Ma usun, et meil igalühel on omad tugevad küljed ja omad nõrgad küljed, et me üksteist aitame selles osas, et kellel mis hästi ja kellel mis halvasti. Aga kõige suuremat muret teeb? No kõige suurem on vastase tehnika tundmine, aga kuna me olime selleks aastaks rohkem üritanud ja rohkem õppinud, siis me võtsime ka tugevama külje kaasa, tema on meil esimest aastat meie tiimis. Nii et me soovime saada ikka natukene paremat kui kolmaskoht. Nii et vastase tehnika, mis meil valmistab muret. Laskmine või takistusrajad? Ei, need on meil ületamatud kõik. Need me teeme kõik ületatavad ja need me teeme kõik ära. Kas edasi kusagile pitkaretkele näiteks on ka plaani minna? Pitkaretkele see aasta meie ei lähe, et läheb teine tiim, aga me oleme isegi käinud juba, nii et me teame, mis see on. Mis teid ajendas astuma Kaitseliitu? Ma olin algul naiskodukaitse, aga kuna Kaitseliidus on rohkem militaarset minu jaoks ja ma olen selline militaarne inimene, me kõik oleme, nii et me sellepärast läksime Kaitseliitu üle. Mis sa päriselus teed? Olen tootmisjuht. Mis sind ajendas astuma Kaitseliitu? Olen olnud juba lapsest saadik kodutütar, siis sealt edasi liikusin naiskodukaitsesse ja siis tulin Kaitseliitu üle. Mis sa muidu päriselus teed? Ma olen sadulsepp. Mis sind ajendas astuma Kaitseliitu? Mina olin enne kodutütarde liige ja sealt edasi otsustasingi tulla Kaitseliitu. Loomulik jätk? Loomulik jätk. Mis sa muidu päriselus teed? Päriselus ma sõidan kiirabis peal, ehk siis olen kiirabis teine liige. Ma olen erakorralise meditsiinitehnikaga, sõidan teise liikmena ehk siis õena. 3, 2, 1 ja aeg! Võtta minna! Ja edu! Kivid saapasse! Sõrveretk 2019 võistluse peakohtuniku Kaitseliidu Saaremaa maleva staabiülema kapten leitnant Arto Reinma sõnul annab selline võistlus reaalse pildi osalejate sõdurioskuste tasemest. Rajale on minemas 13 võistkonda. Kuidas kohtunikud neid jälgivad? Nad on kõik jälgitavad trackerite abil, nii et meil on 24 tundi ülevaade nende üle, kuidas nendel läheb, kus kohas nad paiknevad. Ja loomulikult meeskonnad, kes on üle Eesti siia kohale tulnud, ma loodan, et need 13 meeskonda, kes stardivad, ka siis lõpetavad. Mis asjad need trackerid on? Trackerid on need, et pannakse igale meeskonnale külge ja seda on võimalik siis veebipõhiselt jälgida, kus ta maastikul parasjagu paikneb. GPS-i baasil? GPS-i baasil, jah. Näete ka liikumiskiirust? Näeme nende reaalset liikumist, jah. Sõrveretkest nii palju, et käesoleval aastal siis me mõtleme ka selle peale, et 2020 aastal toimub Admiral Pitka luurevõistlus Saaremaal. Sellega kaasneb siis ka meie käeharjutus käesoleval aastal. Nii et ma loodan, et me saame siit omad õppetunnid ja see aasta ka siis Pitka luurevõistlustelt, et järgmine aasta start oleks edukas. Esimene kontrollpunkt. Ülesandeks on anda abiredelilt kukkunud mehele, kellel on rasked käe- ja jalatraumad. Kontrollpunktides ülesandeid täites korratakse seda, mida eelnevalt väljaõppekursustel on õpitud. Kas me tegime eete? Kõigepealt on helistama? Ei, kas te haava vaatasite? Kas te veendusite, missuguse haavaga on tegu, missuguse verejooksuga on tegu? Kas te vaatasite, mis haav see on, mida te kinni sidusite? Lahtine haav. Lahtine haav. Mis seal näha oli? Jah, jala puhul. Mis seal näha oli, et lahtine haav oli, aga millise verejooksuga võiks tegu olla, kui luuotsad on väljas ja kõrgustest on kukkumine ja kivi on jala all? Mida võiks eeldada? Verd on palju. Nii, aga mis meil jookseb? Arter, veen, mingisugused kapillaarid, mis meil jookseb? No jah, võin tela kinni tõmbama siis. Sest põhimõtteliselt jah, sellepärast, et reieluu on kõige suurem luu ja kui see nüüd murdub, siis tegelikult seal ja kui luuotsad paistavad, see on arteriaalne verejooks, et seal ei ole nagu kahtepidi mõtlemist. Et ideaalne oleks olnud see, kui keegi surub siit kubemest kinni ja teine tõmbab skuti peale. Tõmbab skuti peale, neid haavu niimoodi siduma üldse ei pea, lihtsalt puhas lapp peale, käsi väga okeilt tehtud, teadvus hinnatud ilusti kõik, lihtsalt see, et ärge kunagi kartke, alati vaadake ühtegi vigastust, ei mõistatata läbi riiete. Millised on kõige suuremad vead olnud, mida tehakse või jäetakse tegemata?
Praktiliselt algus, ütleme ülesande algus, kus ei hinnata ära kannatanu üldseisundit. Ja natukene kaheldakse ja võib-olla sellist julgust seda kannatanut puutuda. Sellest jääb natukene väheseks. Kuidas seda parandada? Ikka läbi harjutamise? Absoluutselt. Koostöö meeskonnaga harjutamised, läbi tegemised, erinevate ülesannete lahendamised, et see on see edu võti. Ise töötate igapäevaselt kiirabiõena. Kuidas seni, et on hakkama saadud selle ülesandega siin? On võistkondi, kes on praktiliselt ideaalselt, et näha on taustast ära, et kes on ikka nii-öelda asja võtnud tõsiselt, et osatakse kannatanud ülevaatust esmast teisest, korrektne meeskonnatöö, ideaalne haigete käsitlus täiesti olemas. Kas naised on paremad kui mehed? Praeguse seisuga kõik võistkonnad ei ole veel käinud, aga nii meeste kui naiste võistkond mõlemad praktiliselt võrdselt. Mida annab noortele Kaitseliit? Tulevane noorem allohvitser, Kaitseväe ajateenija Ainar Sten Junker, kes tänavusel sõlveretkel osales ühe vahipataljoni võistkonna koosseisus, arvab nii. Nüüd oled ajateenistuses, et kas Kaitseliidus olemisest on mingi kasu ka, et ettevalmistuseks ajateenistusse? Ja kindlasti on olnud, et see ongi matkad, et kuidas matkal ennast ette valmistada, mida kaasa võtta. Ja see on kaardi lugemine näiteks hästi kadulikuks tulnud juba, et on Kaitseliidus õpetatud ja siis juba Kaitseväes on juba selge kõik, et midagi uut ei ole väga õppinud, aga kõik nagu vana rasva pealt nii-öelda. Kas teised ajateenijad, et kas keegi on kade ka, et sul nii hästi välja tulevad kõik asjad? No ma ei oska öelda, kade just, aga on tulnud küll küsima, kuidas midagi õpetada, näiteks kellegi, kuidas kaarti lugeda, koordinaadid ja kõike veel siukest, kuidas metsad hakkama saada rännakutel. Mis sind omal ajal ajendas astuma Kaitseliitu? No kõik minu sõbrad läksid Kaitseliitu ja meil kehaline kasvatusõpetaja tegeles ise kaitseliitlasega ja siis kutsus meid ka kaasa niimoodi ühe matka ajal lihtsalt proovima. Ja siis sellest sai ka alates olen käinud, on Kaitseliidus juba pikka aega. Mitu aastat ära tuleb? Kui nüüd peaks olema äkki 10 aastat peaks olema Kaitseliidus olnud, et suht varasest noorusest juba. Peale ajateenistust, kas jääd ka üleajateenijaks või sõjakooli? Ja ei tea praegu täpselt, aga nagu olen mõelnud küll, et äkki läheks tegevväelaseks, samas ka natuke huvitav, et minna politseiks õppima, ehk siis võib-olla sõjaväepolitsei erialalt, aga eks see näeb, mis tuleb toob. Undva ninal keerab ilm külmaks ja päike kaob paksude pilvede taha. Selles kontrollpunktis on ülesandeks kauguste määramine ilma spetsiaalsete abivahenditeta. Tuul läheb kohati nii tugevaks, et tahab sõnad suust ära rebida. Määratud on 5 objekti, 2 nendest on tähistatud helkurvestidega ja 2 on siis suuremad äratuntavad objektid. Ja nendeks on siis meil 2 masti, üle mere majakas ja pöösed ja metsaserv. Kuidas seni läinud on, mis on suurimad vead olnud või millega ei osata arvestada? Suurimad vead on valed kaused. Et ei arvestata seda, et üle mere, kus ei ole võrdlusobjekti kõrval, näiteks majaka puhul ja teised asjad, mis siin on, et taimestik ja vahelduv maastik, need mängivad oma rolli ja moonutavad seda kaugust ja petavad inimese alateadvust, et sellega minnakse tihtilugu alt, et praegu 5 punkti ei ole veel keegi saanud. Nii et mandrimeestel on päris raske? Kõigil on. Sarapiku järve ääres ootab aga võistlejaid paadiralli. Mis siin võistlejate ülesanne on? Võistlejate ülesanne on liikuda siis veekogul paepoide tagant läbi, et see on siis puhtalt aerutamise ülesanne. Ja see käib kõik aja peale? Aja peale, jah, koos varustusega. Kas on ka määratletud, et kes peab aerutama ja miks? Ei ole, see on võistkonnatöö, kuidas 3-kesi, 2-kesi, üksi täiesti vabad käed selle koha pealt. Kõik peavad olema paadis koos varustusega. Aeg läheb kinni siis, kui nad on jalastunud ja viimane võitleja on välja astunud ja paadis varustust ei ole. Varustus on kas seljas või on maha tõstetud? Jah, täpselt. Paadist välja tõstetud siis. Kontrollpunkt Kalmu küla juures.
Siin saame näite sellest, kuidas nuputamise loogika ja osavusülesannet lahendab naiskaitseliitlaste võistkond. Ülesandeks on ainult kontrollpunktis olevate vahenditega püstitada selline ehitis, et kõik võistkonna liikmed ja nende varustus ei puudutaks maad 15 sekundi jooksul. Miinimum 35 sentimeetrit maast. Ülesanne on välja mõeldud, kuidas seda teha. Aega konstruktsiooni väljamõtlemiseks on vaid mõned minutid. Ja nüüd see kolmas peab tulema siia peale. Ja pane jalad sinna. Sellega saab seda. Kuidas see? See oli 50. Davai kõik korraga. Lihtsalt lippuge kasvõi siia kuhu peale. Kuhu peale? Viie see kuu asja küll. Oi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5 aitab. Me kõik asju napilt ära. See võetud, et tüdrukust hakkama või? Tüdrukud said hakkama, jah? Meil oli üleüldse äkki selg ka. Me peame lahti ka tegema või? Ei. Kui te rohkem ootealale minna ei taha, varustusasjad on kaasas, siis te võite kohe edasi liikuda. Ma olen ikka. Kuna teedel varitsenud vastase üksustest ohutuks möödumiseks tuli enamik distantsist läbida varjatult liikudes, osutus reaalselt läbitud rada kõigi osalejate jaoks kaardil mõõdetust oluliselt pikemaks, raskemaks ja loomulikult kurnavamaks. Kui vastutegevus sai kasutada ka Kaitseliidu maastikuautosid, siis võistlejad liikusid vaid omadel jalgadel, tassides seejuures ka relvi ja varustust. Kogenumad oskasid oma jalgade eest hoolt kanda. Kogenematumad aga olid sunnitud katkestama. Sõrveretki võistluste staabis sai jälgida elektrooniliselt iga võistkonna ja vastutegevuse grupi asukohta reaalajas. Vastutegevuse grupid tegutsesid omapäi ja nende tegevust staap ei koordineerinud. Vastutegevuse ülesanne oli lihtsalt hoida võistlejad üldkasutatavate maanteede pealt eemal. Vahele jäämisel tuli võistlejatele ära anda talong, mis tähendas nõndanimetatud elusid ehk trahvipunkte. Hallid märgid interaktiivsel kaardil on vastutegevus ja värvilised on võistkonnad. Kuidas selle kaardiga nüüd jälgitakse neid gruppe, kes seal praegusel hetkel maastikul liiguvad? Me vaatame, et seal on nii vastutegevus kui ka iga grupi kohta on värviline punkt olemas. Ja hetkel on siis rajal on 13 meeskonda ja 3 nii-öelda vastutegevusmeeskonda, kes siis üritavad takistada võistkondasid oma sihtpunkti jõudmisele. Eesmärk on see, et võimalikult palju siis viivitada, et kes on nutikamad meeskonnad, need pääsevad ilma vastutegevuseta ja nii ongi. Kas selle pealt saate neid juhtida ka näiteks vastutegevus, et pange see tee kinni või see tee kinni või kuidas? Hetkel on vastutegevusele siis antud vabad käed, kui nad on teatud punktis oma töö ära teinud, siis antakse nendele ülesanne liikuda järgmisesse punkti ja vastavalt sellele, kuidas nad tööd teevad, selle siis punkti või vastutegevuse meeskonna ülem siis määrab. Nii et kogu aeg on nagu kõikidel võistlusgruppidel on nagu silm peal. Jah, vastutegevus ei tea, kus liiguvad meeskonnad ja samamoodi ei jagame siis informatsiooni välja meeskondade esindajatele, et kõik oleks nii-öelda aus mäng. Saaremaa malev ei pidanud Tartu paraadile minema sellel võidupüha ajal, et mis te Saaremaal teete võidupüha ajal? Võidupüha ajal on Saaremaal plaanis Kuressaares Kaitseliit siis teostab rivistuse ja peale seda toimub maakaitsepäev, mis on Muhu saarel, Liiva külas, kus siis näidatakse Kaitseliidu varustust ja koostöös päästeteenistuse, politseiga ja kohalike teiste ametkondadega. Kutsute nagu saarlase ja muulase kõiki kokku sinna? Just, et kas saarlane või muhulane, me oleme kõik saarlased. Sõrveretki 2019 võitis sel aastal Kaitseväe Akadeemia sõjakooli võistkond. 2. ja 3. koha saavutasid vastavalt vahipataljoni ja Kaitseliidu küberkaitseüksuse võistkonnad. Võistluse lõpetas 9 võistkonda 13. Patrullvõistlus Sõrveretk korraldatakse Saaremaal alates 2007. aastast. Seega tänavu oli juba 13. kord.